Phoenixbet on omadele toeks korvpallist kuni rallini. Phoenixbet, panustame omadesse. Täismängu kanal on kohal Rootsis Karlstadis, kus kohe-kohe on algamas ERC-sarja kihutamine. Täna on siis reede ja täna sõidetakse üks kiiruskatse nii-öelda, võib öelda publikukatse, kuigi see on metsas. Päris võidusõiduks läheb laupäeval, pühapäeval ja kohal siis on põhiliselt tipud nii-öelda WRC2 ehk Rally 2 autodega ja võib öelda, et kõige kõvem mees ja võib-olla MM-sarjas ka kõige kogenum mees on siis Teemu Suninen, kes on siin autoga number 1 ja läheb esimese autona ka täna siit üle poodiumi. Kõvasid mehi on siin muidugi stardis veel, et kui me nüüd vaatame sinna taamale, me siis näeme Läti parimat rallimeest Martin Sessi, kes on samuti siin nüüd mitte Fordiga, nagu ta MM-sarjas sõidab, vaid ka Škodaga rajale tulnud, aga kohalikud mehed, Rootsi noored kihutajad on kindlasti siin nii-öelda favoritide hulgas, sest et teed on siin väga kiired ja siin loeb palju see, kes kuidas olusid tunneb ja kuidas suudab siin nendel kiiretel ja väga kõvadel teedel hakkama saada. Täismängu kanal on loomulikult siin koha peal, nagu sai öeldud, peamiselt eestlaste pärast ja Jaspar Vaher Toyotaga, siis Toyota nii-öelda noorteprogrammi mehena on siin kohal ja võib juba ette öelda, et siin ralli eelmängus päris kiiret sõitu teinud ja vaatame nüüd kõigepealt, mida noor eestlane rääkis enne kvalifikatsioonikatset. Jaspar Vaher, Rootsi ERC-ralli nii-öelda treeningkatse on sõidetud, kvalifikatsioon on ees ootamise kogu ralli, et milliste eesmärkide ja mõtetega tulid, et treeningul olid kõige kiirem? Jah, treening on üks asi, et eks kvalifikatsioon on natuke omamoodi, et saame ju 2 korda enne kvalifikatsiooni läbimist sõita katse läbi ja eks annab omamoodi eelis ja kindlasti teeb olud nagu võrdsemaks, et eks ole näha, ralli saab kindlasti teistmoodi olema, et katsed kindlasti midagi lihtsalt ei saa olema, et väga sellised Soome sarnased ja Soomes ma väga palju sõitnud ei ole, nii et ikkagist üsna võõras tee minu jaoks. No sa oled sel ajal nüüd tulidki suhteliselt aeglase ralli pealt, kus sul õnnestus ka võita nüüd siia kiirele rallile, et kuidas see üleminek sinu enda jaoks on kulgenud, ütleme ka siin testisõitude ajal? No ütleme nii, et üsna okei, aga kindlasti midagi lihtsalt ei ole, et see aeglane ralli on ikkagist, mõtlemisaega on omajagu rohkem, et siin on küll sirged, aga kui auto ikkagist on seal 180 km tunnis, on vaja hakata kiireid liigutusi tegema ja otsust vastu võtma, siis on ikka asi natuke teine, kui seda teha seal 90 km tunnis, et eks ta vajab kindlasti harjumist, et ma arvan, et ta peaks nagu okeiks minema, aga eks ole näha, kuidas ralli ajal on. No konkurents on siin väga tihe ja ütleme nii-öelda palju on MM-sarjas või WRC2 sarjas sõitvad mehi ja Rootsi enda poisid kiired mehed, et kuidas sa ennast siia seltskonda praegu sobitad? Ma arvan, et ma olen ikkagist õpipoiss võrreldes nende meestega, et siin nimekiri on tõesti päris muljetavaldav ja ütleme nii, võrreldes teistega siis meil on ikka väga vähe kogemust ja kindlasti kiiruse osas jääme ka alla, et eks ralli ajal ole näha, kus me päriselt baseerume, et ei oska nagu mingeid eesmärke ka endale seada, et kus me üldse olla võiks, et kindlasti need mehed on päris kiired, eriti selliste teede peale, et eks ole näha. No muidugi see treeningkatse või treeningkatsed on üks asi, aga mingi indikatsiooni see ikkagi annab, et tegelikult sa oled võimeline siin ju suht kiiresti ikkagi sõitma. Ja just täpselt annab indikatsiooni, et milleks ma nagu võimeline olen, aga kvalifikatsioon, ütleme nii, peaks ikkagi olema üsna maksimaalne pingutus, et eks ole näha, kui maksimaalselt meie seda teha tahame, aga kindlasti teised seal sõidavad päris piiri peal, ma olen kindel, sest see teepositsioon on ikkagi niivõrd oluline sellisel rallil, et seda lahtist on palju ja puhastamist on palju. Sul on tiimi poolt ka mingid selged juhised, sa ütlesid, et kui palju me tahame pingutada, et ei ole vaja kõike viimast välja panna? Ei, selgeid juhised nagu ei ole, et eks tuleb ikkagist oma sisetunnet usaldada, et eks ole näha, kuidas tunne on ja kuidas kõik klapib, et kas see päris viimane nagu endast välja võtta suudan, et ei oska nagu midagi prognoosida, et kui kõva protsendiga me sõitma hakkame. Miks sa valisid just selle ralli, et praegu on samal nädalavahetusega Soome ralli, Soome meistrivõistluste etapp, oled seal sõitnud ja sa tead edasi ka seal veel, et miks just see ralli siia vahele tuli?
Seda peab küsima nende inimeste käest, kes selle kalendriplaani teevad, et iseenesest arvan, et see on nagu natuke parem, kuna ralli on ikkagi 2 korda pikem ja nimekiri on ka päris palju konkurentsi rohkem, nii et võib-olla selles mõttes on ta parem ikkagist. No nagu kuulsite, Jaspar Vaher ei olnud kvalifikatsioonikatse eel, mis on siis ERC rallide eripära, võib-olla nii enesekindel, et ta suudaks sama kiiresti sõita ka seal, kui siis nii-öelda trenni läbimisel, aga tegelikult, nagu me nüüd teame, oli kõige kiirem mees ja no mis sa ütled selle peale, et läksid ikka siis testikatse võitu püüdma või? No, eks üritama ikka pidi, et eks see ei ole kõigest testikatse, vaid sellest sõltub ka rajapositsioon järgmiseks päevaks, et eks seal pidi muidugi pingutama, aga midagi ülemäära hullu ei olnud, et pigem üritasin samasugust sõitu teha nagu free practice'ilgi. No ajaliselt tuligi sisuliselt ju samasse auku, aga ütle nüüd ausalt, kas sa üllatasid ennast või üllatasid konkurendid sind, et sa olid esimene? Ma ei teagi, aga üllatus see on igal juhul, et me nagu ees oleme, et noh, kindlasti kvalifikatsioon on natuke teine kui päris ralli, et eks homme on näha, kuidas need kohalikud kutid ja kindlasti siin konkurents on selles mõttes ikkagist kõva, et ei saa päris mütsiga minna lööma, et kindlasti me oleme ikkagist need underdogid siin võistlusel, et aga eks seda ole näha ja ka üllatus sellegi poolest. No nüüd siit üle poodiumi sõidu järel minnakse, tehakse väike katse täna ka, mis läheb juba kirja, et mis sa selle katse kohta ütled ja mis taktikaga nii-öelda sa sinna peale lähed? No, katse on iseenesest lühike, üsna palju on lahtist, aeglane, rohkem nagu publiku jaoks tehtud, kuigi ta ikkagist lookleb nagu metsa sees, et ei oska nagu suurt midagi öelda, et kindlasti rohkem on kaotada kui võita seal, et pigem lihtsalt teha tark läbimine. Tundub, et sa oled elupõliselt tagasihoidliku jutuga mees. Ega ma üleliia nii-öelda uhkeldaja ei ole olnud jah, aga eks ole näha, ma nägin, praegu on nagu nii keeruline midagi prognoosida, et kus me nagu reaalselt olema hakkame, et eks homme pärast esimesi katseid saame pildi sellega, kus me päriselt oleme. Ja no teise eestlasena on siis rajal Joosep Ralf Nõgene, kes sisuliselt avab oma nii-öelda kruusahooaja siin Rootsi ERC rallil ja vaatame nüüd kõigepealt seda, mida ta rääkis enne kvalifikatsioonikatset. No nii, Joosep Ralf Nõgene, Rootsi ERC ralli Karlstadis on algamas varsti kvalifikatsioonikatse ja õhtul esimene kiiruskatse, et mis mõtetega nii-öelda rallile tulid? Ma arvan, mul olid peas mingid, või on mingisugused sellised väiksemad benchmarkid mõttes, et mis ma nagu tahaks keskmiselt kilomeetris võib-olla kilomeetri peale kaotada ja noh, selline nagu target ongi, et siin on konkurents on nii tihe ja ega need katsed on ka sellised väga spetsiifilised, et siin on selline kohalikel, ma arvan, suht suur eelis ja siin on päris palju noori kohalikke ka, et kindlasti tulemust siin, ma arvan, siin rallil võiks arvata, et kui sa top 12 tuled, et see on juba hea tulemus, et selline nagu hakkab juba päris Eesti spordi moodi minema, et kui 12 lähetab väga hästi. No rajaga tutvumisel, mis tüüpi kiiruskatsed on, et see on teed on vist väga kiired ja natuke ütleme Soome-Eesti sarnane, ka see Soomele sarnane kõva pinnas vist on teede peal või? Pinnas on suht sarnane Soomele jah, kuigi isegi ta natuke kõvem, ma arvan. Ja teed on jah, sellised kohati on väga soomelikud, eriti võib-olla sellised, mis Soome rallil on seal Jämse kandis ja siis kohati on jällegi väga kitsad ja sellised, ütleks veelgi tehnilisemad kui nagu Soomes. Ja noh, sellised eestilikku profiili on ka, aga väga vähe, aga noh, Eestis on see pinnas hoopis teistsugune, et ta on väga, ma ütleks, tehniline ralli, aga samas mõned, noh, see nagu katseti varieerub, et mõned katsed on vähe sellised sirgemad ja põldude vahel. No samal ajal sõetakse Soomes Soome meistrivõistlusi ka, kus sa hooaja alguses ka tegid kaasa, nüüd otsustasid hoopis siia tulla, et miks need sellised valikud? Ega me tegelikult selle ülejäänud Soome sõidame ikka kaasa meistrikad, aga lihtsalt selle Rootsi ralli mõtlesime, et tuleme siia, sest me oleme ühe korra kirjutanud ka seda juba ja kui vaadata nagu, mis meil see hooaeg edasi kulgeb, siis Rootsi võiks nagu hea, ta on piisavalt pikk ralli, et koguda nagu palju infot nii enda sõidu kohta kui auto nii-öelda kohta, et siis nagu ülejäänud hooaeg selle võrra paremini performida. No sul on see kevad olnud päris tihe siin kooli lõputööd ja asjad, et kui palju sa oled üldse saanud sõitmisele ja ütleme rallisõidule keskenduda praegu? Ega ei olegi saanud, et eelmine jah,
nädal aega tagasi täpselt tegime esimese testi Eestis ja siis tegime esmaspäeval Soomes ühe päeva ja noh, nii palju ongi, et jah, pole üldse jõudnud tegeleda, aga selle, kui nüüd kool läbi saab, siis on jällegi, saab ainult rallile keskenduda, et siis on jälle lihtsam. No, kuidas nende testide põhjal võib ütelda, et üks asi on see, kuidas auto töötab ja edasi, kuidas oma käsi on? Täitsa okei, et kruusal on ikka kodusem tunne kui talvel, aga noh, Soomes, tegelikult siin nüüd me esimene see vabatreeningu läbi me saime ka aru, et see pinnas on üsna libe, kui ta pole puhastatud. Et Soomes seda, vähemalt see, kus me testisime, oli vähe pehmem pinnas, et see oli mõnevõrra uus, aga tegime paar kliki muudatustega, see autobalanss toimis ikka hästi, et mingit liiga hullu vahet polnud. No, nagu kuulsite, Joosep Ralf Nõgene tahtis kindlasti jääda nii-öelda esimesest 15 välja ja see läks tal üle noad ära, sai ta siis 16 tulemusena. Ütle nüüd ausalt, kas oli hirm naha vahel ka, kui vaatasid neid tulemusi, et alguses olidki 15? Oli küll, jah. Sest et me sõitsime suhteliselt rahulikult seda kvalifikatsiooni, aga ikkagi seal viimase sektsioonis aeg ei olnudki nii halb. Et see tagantjärgi tarkus oli see, et oleks võinud lihtsalt nii kiiresti sõita kui oskad ja oleks täitsa hea koha saanud, ma arvan, aga seal oli üks suur segadus üldse, et kes selle 15 hulka lähevad, kes ümber keeratakse, kas need on ainult nomineeritud sõitjatele või mitte. Siis meil oligi see, et pigem, et ei teadnudki mida teha ja lõpuks, kui seda startlisti kokku hakati panema, siis ega korraldajatel oli ka seal segadus, et vist ralli korraldajad arvasid ühte, aga ERC sari arvas midagi muud. Aga lõpp hea kõik et tasus ära. Et kui Kanada mees finišisse tuli, siis kivi langes südame pealt ära? Ja see oli kõik oli selle semenuki taga kinni, et lootsime, et ta ikka on sportlane. Aga see näitas nüüd, et reservi on ju kõvasti, et nüüd ikkagi homme tuleb ikka hakata võidu sõitma? Ei, see oligi üllatav, et tegelikult oli, ma räägin, me sõitsime, kogu katse sõitsime pigem rahulikult ja lõpus võtsime gaasi täitsa maha, et järelikult ei ole kõige hullem tempo. Aga ütleme, et see shakedown, ta ei olnud maailma kõige keerulisem katse, et seal homsed on mõned kindlasti trikimad, et eks näis. Edu! Aitäh! No see oli nüüd väike ülevaade, kes siin rallil sõidavad, Eesti meeste emotsioonid ka kvalifikatsioonikatest ja veel kord siis kokkuvõttes on kohal päris tugev seltskond Rally2 autodega sõitjaid. Eesotsas siis Teemu Sunineni ja Martin Seskiga ja lisaks siis kohalikud Rootsi noored andekad kihutajad ja ka mõned Soome päris kiired mehed, nii et igal juhul laupäeval, pühapäeval tuleb siin väga tihe kihutamine ja siis meie mehed ka loodetavasti seal tippkonkurentsis. Aga tervikuna, ütleme ERC ralli, oleme siin Karlstadis käinud ja tegelikult WRC etappidel talvistel, kui siin mõned aastad tagasi veel siin oli rallikeskus. Nüüd on suvi ja ERC ralli on natuke teistsugune, nagu näete, rahvast siin on, aga rahvast on muidugi vähem kui WRC rallidel. Oli siin ka mingi autogrammitund välja hüütud, seda ei ole praegu siin näha olnud, juba käivad seal sõitjate intervjuud ja kohe-kohe ka meie mehed peaks varsti sealt üle poodiumi sõitma ja siis metsas toimub väike publiku katse, millest siis ka juba Jaspar Vaher ka meile rääkis, nii et püsige meie kanalil ja vaadake laupäeval, pühapäeval, kuidas Eesti meestel siin Rootsi ERC rallil läheb.